Tere, Rein! Tere, Varro! Täna on siis laupäev, 8. märts, hommikupoolikul oleme siin maha istunud, et rääkida nendest raputavatest sündmustest, mida oleme viimaste nädalate jooksul näinud rahvusvaheliste suhete, välispoliitika, geopoliitika areenil. Ja mina ise olen öelnud küll, et see, mida me nägime Müncheni julgeolekukonverentsil ja mida me nägime ka eelmise nädala lõpus Valges Majas, need on sündmused, mida võiks kirjeldada kas tektoonilise nihkena või maavärinana geopoliitilisel areenil. Kas sa nõustud sellise hinnanguga või kuidas sina neid sündmusi näed ja nende tähendust laiemalt maailma jaoks? Kuule, ma nõustun sellise hinnanguga ja kindlasti me läheme detailidesse samuti hiljem, aga võib-olla üldiselt öelda, et nüüd on selline võib-olla aeg, kus maailm on pea peale keeratud jalgadelt või vastupidi, võib-olla isegi ka. Ta on minemas jalgadele tagasi ja siiamaani on olnud ajutiselt võib-olla pea peal. Ja ma usun, mis ma ütlesin, on võib-olla parem, väljendab paremini seda situatsiooni, mis on olnud. Ja võib-olla üldiselt, ja see ei puuduta ainult neid viimaseid sündmusi, minu arvates see, mis on toimunud viimase, ütleme 35 või isegi 40 aasta jooksul, on olnud erand. Või nagu Marco Rubio ütles, see on, kuidas tema väljendas seda, mina olen väljendanud seda, et see on aberratsioon, selline, et niisugusest situatsiooni on väga harva maailmas ette tulnud, et maailma on ainult ühepooluseline ja ei ole jõudude vahekorda. See jõudude vahekord kustus ära, kui Nõukogude Liit lagunes, mis on tegelikult olnud ka positiivne külg nendel asjadel, ega me ei ole vist nostalgiliselt Nõukogude Liidu järele, eriti ütleme eestlased ja paljud teised samuti. Aga see tähendas ka seda, et üks pool tundus, et tema on nagu nüüd triumfaator ja kõik maailm hakkab minema ainult liberaalse demokraatia ja vaba turumajanduse poole. Ja Francis Fukuyama oli võib-olla see, kes seda kirjeldas kõige täpsemalt ja detailsemalt oma artiklis ja raamatus. Aga Fukuyama on ka sellest nüüd ära öelnud, et asjad ikkagi nii ei ole. Et maailm on liiga keeruline, maailm ei ole ühepalgeline ja sellepärast maailma ei saa ka juhtida ühest keskusest. Ja vot praegu on tekkinud selline olukord, et maailm on nagu läinud tagasi selle juurde, mis on tavaliselt olnud, mõnes mõttes, mitte igas mõttes muidugi, aga sellest, et on tekkimas uus jõudude balanss ja seda peab tunnistama ja võtma, nagu Marco Rubio ütles, see anomaalia, mis tekkis 80. aastate või lõpus 90. aastatel möödunud sajandil, see oli anomaalia. Ma olen sellega täiesti nõus. Ja ma pean midagi veel ütlema võib-olla selle peale, et öeldakse, et Ameerika välispoliitika praegu Trumpi ajal on täielik niisugune erand. Ma ei ole sellega nõus või täitsa nõus. Ütleme välimuselt jah. Trump on väga ekstsentriline ja omapärane isiksus muidugi, aga Ameerika välispoliitika, ütleme juba alates Obamast, kui Obama sai esimest korda presidendiks, on olnud välispoliitiline pööre ida poole.
ja Euroopas nagu lahti ütlemine, et Euroopa ei ole kõige tähtsam Ameerika Ühendriikide jaoks. Ja sellepärast see Bideni presidendi aeg oli natuke nagu erandiks. Biden oli Obama viitsepresident, kes tegeles Ukraina asjadega. Ja võib-olla sellepärast eriti, et ta oli sekkunud kõvasti nendesse asjadesse oma poja kaudu ja isiklikult tegeles ja käis Ukrainas. See oli juba muidugi enne seda riigipööret 2014 ja enne sõda 2022. Ja sellepärast ka Obama presidendi aeg, mitte Bideni presidendi aeg oli omapärane, sellepärast oli erandiks. Ja nüüd on tagasi ta pöördunud sellele, mida juba Obama alustas ja nüüd Trump viib seda muidugi väga mõnikord isegi ütleme jõhkralt edasi seda välispoliitilist joont. Ma vastaksin võib-olla nii väga üldiselt sellele sinu küsimusele. Ja see on väga tabav vastus, sa läksid kohe selle kõige fundamentaalsema juurde, mille üle mul on hea meel, et ega meie välis- ja geopoliitilistes aruteludes, mis on väga ühekülgsed, ma isegi ei nimetaks neid aruteludeks, vaid pigem selliseks väga jõuliseks, et mitte öelda tooreks propagandanarratiiviks, nendest asjadest üldse ei räägita, mis ongi põhjus, miks ma nii väga ootasin seda vestlust sinuga, sest sa oled üks väheseid tegelikult Eestis akadeemilise taustaga inimesi, kes on suuteline seda suurt pilti nägema ja mitte ainult nägema, vaid ka sellest avalikult rääkima ja selgitama. Ja mulle tundub ka nii, et see on see taustaprotsess, just nimelt selle põhimõttelise orientatsiooni küsimus, et kas me räägime unipolaarse maailmakorralduse säilitamisest ja süvendamisest või siis tõesti uuest ajastust geopoliitikas, mis võimaldabki rääkida siin tektoonilisest nihkest, et loobutakse sellisest püüdlusest tagada sellist maailmakorraldust, mis on totaalselt domineeritud Ameerika Ühendriikide poolt ja liigutakse selle poole, et on unipolaarne maailmakorraldus, kus on erinevad suured mängijad, kes peavad mitte püüdma teineteist alistada ja maha suruda, vaid peavad püüdlema koostöö poole ja rahumeelse koos eksisteerimise poole. Aga see kaugenemine Euroopast, mida sa siin oma selgituse lõpuosas rääkisid, paljuski selgitab ka ju Euroopa riikide endi käitumist. Et see, mida me minu meelest viimastel nädalatel oleme Euroopas näidanud, seda võib kirjeldada sellise totaalse peataolekuna, et mitte öelda paanikana. Et sina ise elad Londonis, viibisid seal samas inforuumis, ma eeldan ka siis, kui toimus see Londoni kohtumine selle nädala alguses. Et kas sulle paistab see samamoodi, et siin on tegemist ikkagi sellise, mitte ratsionaalse, rahuliku analüüsi, kalkuleerimise ja planeerimisega, vaid ikkagi sellise suhteliselt paanikaseisundist tuleneva amokki jooksmisega või kuidas? Kuule, mul on kahju Euroopast tõesti, sellepärast me ise oleme muidugi euroopalased geograafiliselt vähemalt. Ja see, mis toimub praegu Euroopas, on tõesti väga niisugune pilt on väga sünge. Ja probleem on selles muidugi, et Euroopa oli Ameerika kaitse all pärast teist maailmasõda, kui see külm sõda algas. Ja sellepärast eurooplastel ei olnud vaja eriti võib-olla iseseisvalt mõelda ja tegutseda. Nad tegutsesid nagu Ameerika Ühendriigid neid juhtisid. Mitte alati muidugi Euroopas olid ka siin omal ajal liidrid nagu kindral de Gaulle, Prantsuse president või siis Saksa liidrid Helmut Kohl ja teised. Isegi hiljem oli Mitterrand ja Chirac olid Prantsuse liidrid, kellega võib mitte nõustuda, aga kes olid isiksused. Aga praegune Euroopa poliitiline eliit, need on hallid kujud kõik ja tõesti praegu on nad täiesti peata. Nad ei
neil on oma narratiiv, mis on tekkinud nüüd viimaste võib-olla aastakümne jooksul ja nad ei saa sellest lahti öelda. See Ameerika Ühendriigid, sellepärast, et see niisugune Trumpi revolutsioon on selline, et Ameerika Ühendriigid said oma narratiivist, mis oli ka nagu Euroopa oma, nad on sellest üle saanud ja Ameerika on muidugi palju kuidagi olnud vabam kui Euroopa. Kui ma mõtlen akadeemilist vabadust, ma mõtlen sõnavabadust ja vot see mida rääkis J.D. Vance Müncheni konverentsil, et Euroopas ei ole sõnavabadust. Nojah, suhteliselt, kui me võrdleme võib-olla Hiinaga ja Venemaaga, Põhja-Koreaga, siis on muidugi Euroopas palju rohkem sõnavabadust. Aga Euroopas on palju vähem sõnavabadust, kui ma mõtlen, mis oli tol ajal, kui mina näiteks aastal 1992 saabusin Londonisse London School of Economics sajandi professoriks. Siis Inglismaal oli tõesti, ma ütleksin, akadeemiline vabadus oli peaaegu absoluutne. Räägi, millest sa tahad ja kritiseeri, keda tahad, see oli täiesti normaalne. Aga praegu, kui Keir Starmer sai leiboristide liidriks, mitte veel peaministriks, siis tema ütles, et leiboristide parteis ei ole kohta nendel inimestel, kes ütlevad, et selles sõjas Ukrainas on mingil määral süüdi ka lääne pool. Ja see on ju täielik nüüd sõnavabaduse piiramine. Ja kuigi Inglismaal, nagu ma tean, ei ole kedagi kinni pandud selle eest, kes käivad Venemaal või ei ole tühistatud, aga nende hääl on väga mainstream meedias, nende häält ei ole kuulda. Kuigi on näiteks uus platvorm Unheard, ma ei tea, kas sa, Varro, oled ka vaadanud neid artikleid seal. See on väga hea platvorm, ma olen seda tähele pannud ja sinu saadetud lingid on olnud artiklitel, mis on väga head, ma olen ise ka neid jaganud. Ja seal on erinevad, ega seal ei ole kõik sellised, ütleme, nagu öeldakse, venemeelsed. Seal on igasugused, seal on väga kriitilisi artikleid, mis on Venemaa kohta ja mis läheb selle lääne narratiiviga kokku täitsa. Aga seal on ka teistmoodi artikleid ja sõnumeid, mida edastatakse selles platvormis. Aga see on nagu, Inglismaal see on nagu erandiks. No, muidugi Ameerikas on neid palju rohkem, sellepärast tõesti, ma olen sellega nõus, et sõnavabadus ja akadeemiline vabadus on vähenenud kõikides Euroopa riikides. Ma usun, et Eestis ja Balti riikides kindlasti rohkem kui Lääne-Euroopas. Ja, nii et lihtsalt kokkuvõtteks, ilma et ma tahaksin sinna teemasse tõsiselt tagasi minna, ma tahaksin seda lihtsalt selgelt veel kord esile tuua, et sina oled nüüd elanud Londonis vahelduva eduga, aga põhielukohana ikkagi palju? 30 aastat juba umbes või? 92. aastast. Jah, üle 30 aasta. Ja sa võid täiesti selgelt öelda, et see, mida sa oled näinud, on olnud ikkagi sellise vaba ühiskonna ideaali taandumine. Ja see algas muidugi juba enne Starmert. No, ja võib-olla... Ja loomulikult. Alguses see oli suunatud võib-olla nende vastu, kellel oli eriarvamus transvestiitide kohta või homode suhtes. Neid nagu kuulus kirjanik Rawlings, teda on ka tühistatud siin enne. Aga nüüd muidugi on see muutunud nii, et kes ei lähe kaasa selle põhinarratiiviga. Et ma ütleksin 3 propaganda niisugust võib-olla narratiivi.
inglise keeles on unprovoked aggression. See, et Venemaa agressioon Ukraina vastu oli unprovoked, ta ei ole provotseeritud. Teine küsimus on, teine selline on, et Ukraina on innocent victim. Ta on süütu ohver. Ma olen ise kirjutanud 2014, ma kirjutasin üheks Oxfordi ülikooli kirjastuse ajakirjas artikli, et Ukraine victim of geopolitics. Jah, Ukraina on ohver, aga ta ei ole täiesti süütu ohver, sellest me võime ka muidugi rääkida. Ja siis veel kolmas on see, et no hea küll praegu ei tule meelde, no vähemalt need on, et ei ole provotseeritud. Võin ma sulle korraks vahele pista, et seonduvalt sellega, mida sa mainisid just siin praegu selle esimese või oli see teise nii-öelda geopoliitilise, kuidas öelda, pühaduse teotusega, mida ei tohi lausuda, tabu, eks ole. Ehk siis küsimus selle Ukraina sõja tegelikest põhjustest. Ma olen ise mõelnud, et see räägib meie inforuumi ühekülgsuse kohta võib-olla rohkem kui miski muu, et 3 sõja aasta jooksul pole näiteks Eesti ajakirjanduses avaldatud mitte üht ainsat artiklit, vähemalt mina ei tea mitte ühtegi ainsat artiklit, ka mitte arvamuslugu, milles oleks toodud esile, et selle sõja tegelik peamine suur põhjus seisneb ikkagi NATO laiendamise püüdlustes vastu Venemaa piiri. Et Venemaa on ju pikka aega, nagu sina oledki korduvalt esile toonud oma akadeemilistes kirjutistes, väga selgelt toonitanud, et see on punane joon, seda ei kavatseta aktsepteerida, et NATO-t laiendatakse jätkuvalt mitte ainult Baltikumi, mitte ainult Poolasse, mitte ainult Rumeeniasse, vaid ka Ukrainasse ja Gruusiasse. Ja kuna sellest ei ole välja tehtud, siis ongi saadud see ettenähtav tagajärg, milleks praegune Ukraina sõda on. Ja ma ütlen veel kord, sellest pole mitte kordagi Eesti meedias räägitud. Ja ma mõtlesin, ma näitan sulle korrks ühte huvitavat asja eelmist nädalast vaevalt, et see Eesti meediat jälgid, et kuidas siis Eesti meedias sellest kirjutatakse. Vaatan, kus me sul siin on. Nii, näed, on see sulle nähtav ekraanil praegusel hetkel. See on siis väljavõtte Postimehest. Teatavasti Rubio tunnistas, et Venemaa agressioonisõda Ukrainas on Washingtoni ja Moskva vaheline varisõda. Eks, et ei ole nii, et see on mingisugune vale või Kremli narratiiv, et lihtsalt tegelikult seal osapoolteks ei ole ainult Ukraina ja Venemaa. Ja mida teeb Postimees, näete, paneb sellele pealkirjaks Kremli narratiivid. Ehk siis USA välisminister Marco Rubio Postimehe hinnangul siis levitab siin Kremli narratiive. No võt selline käsitlus. No see tõesti, Putin, kui ta esines Münchenis selle aastal 2007, siis ta hoiatas ju NATO laienemise eest, kuigi juba varem oli, isegi veel Jeltsini ajal, kui Jeltsin oli Venemaa president, kui toimusid esimesed NATO laienemised, ega Jeltsin ka sellega õnnelik ei olnud. No, Venemaa oli nõrk ja ta ei saanud midagi teha nende vastu. Nii et see hoiatus, et see viib halbadele või kurbadele tagajärgedele oli juba ette teada. Ja muuseas, mina olen kirjutanud juba seda ammu, et see konflikt ei ole konflikt Ukraina ja Venemaa vahel põhiliselt. See on konflikt ütleme kollektiivse lääne, eriti Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel, võib-olla isegi lähemalt, laiemalt, mitte ainult Venemaa, vaid mõned teised riigid, ka nagu Hiina. Nendel on ka ju, indlastel on omad huvid ja ka selle konflikti suhtes. Võib-olla veel üks asi, ma ütlesin 3 niisugust osa on sellest narratiivist unprovoked, see, et isegi Rooma paavst ju ütles, et NATO aukus liiga kõvasti Vene piiri lähedal. Ja just kõige väiksema
mõlemad riigid hauguvad võib-olla kõige kõvemini seal. Ja on veel üks see narratiivi osa, see full scale invasion. Kuidas seda eesti keeles öelda? Täiemahuline invasioon, jah. Täiemahuline invasioon. Ma tahaksin öelda, võib-olla selle sõja, see oli agressioon, see oli sõjalise jõu kasutamine Ukraina vastu. See oli provotseeritud, väga provotseeritud. Mul on isegi see, võib-olla mõnikord ma mõtlen, kas see on nüüd juhuse asi, nii et ei hoolitud, et lääne, eriti Ameerika Ühendriigid teadis, et Venemaa on nõrk ja ei toibu kunagi sellest löögist, mis ta sai Nõukogude Liidu lagunemise järel. Ja oli ju isegi Venemaa ise oli kusagil Jeltsini perioodi lõpus lagunemas. See oli ka selge. Eks sellepärast teda siinpool nii kõrgelt on ka hinnatud, et loodeti, et see protsess õnnestub lõpule viia. Ja see oli tõesti üks asi, mis tõesti Venemaa võib-olla andeks ei anna, on see, et just Balti riikides, ma arvan, see oli Leedus vist, oli mingisugune konverents mõned aastad tagasi, kus räägiti, kuidas killustada Venemaad. Seal olid need Vene opositsioon eriti olid kohal ja sellest rääkis Tallinnas Lennart Meri konverentsil ka meie palavalt armastatud endine peaminister ja nüüdne Euroopa Liidu kõrge välisasjade esindaja Kaja Kallas. Ka muidugi. See teeb ka natukene nalja, kui ta oleks nii kurb ja isegi kahjulik Eestile, eriti ma ütleksin. Ja võt, see täismahuline nüüd sissetung Ukrainasse. Ta ei olnud täismahuline sissetung. Seal oli umbes 190 000 Vene sõjaväelast, kes osalesid selleks. Sõjaeksperdid on arvanud, et sellest, et Ukrainat vallutada oleks olnud vaja vähemalt 600 000 sõjaväelast ja ka tehnikat ja moona ja lahkemoona ja kõike muid varusid. Nii et ei olnud siis kavas vallutada Ukrainat, vaid heidutada, see on eestikeelne sõna, võib-olla ka heidutuspoliitika, et Ukraina hakkaks täitma neid Minski kokkuleppeid, eriti 2015 kokkulepe. Ja see peaaegu olekski korda läinud, sellepärast, et märtsis ja aprillis olid läbirääkimised Istanbulis ja see oli ju kokkulepe põhimõtteliselt saavutatud, et lahingud lõppevad ja Venemaa tõmbas siis oma väed Kiievi alt ka tagasi. See on öeldud nagu praegu lääne narratiivis on see, et Kiievil või Ukrainal õnnestus tagasi vallutada need alad, mis olid okupeeritud Vene vägede poolt. Vene väed tõmbusid tagasi, ma usun, et muidugi Venemaa oli ka võib-olla isegi üllatatud sellest, et nad nii kiiresti läksid kohe edasi alguses ja nad pidid oma väed tagasi tõmbama. Oota, aga üks moment, mida ma vist lõpuni ei rääkinud, on see, et ma ei tea, mul ei ole andmeid ja vist avalikult ei ole kellelgi neid andmeid, kas Ameerika Ühendriikides olid need, kes tahtsid seda sõda, et nad provotseerisid Venemaad nii palju, et Venemaa tungiks Ukrainasse. Miks ma niimoodi arvan, on see, et Spiežinski, kes oli Carteri julgeolekunõunik,
kirjutas kusagil 90. aastat või 97. aastal, kui ma täpselt mäletan, ühes intervjuus ütles, et Ameerika Ühendriigid, Carter ja tema tegid kõik selleks, et kiskuda, tirida Nõukogude Liit Afganistani. Et Nõukogude Liidul oleks oma Vietnam, nagu Brzezinski ütles. Ja mul on selle peale tekkinud selline mõte, et kas ei olnud ka Ameerika Ühendriikidel Bideni, ütleme, või isegi varem Obama valitsemise ajal see mõte, et kutsuda Nõukogude Liit, Venemaa Ukrainasse, et Venemaa saaks suure löögi. Sanktsioonid, siis abi Ukrainale, sõjaline abi Ukrainale ja sellega nüüd kas siis killustatakse Venemaa või vähemalt Venemaa muutub palju nõrgemaks, kui ta oli. Seda ei juhtunud, aga võib-olla ma olen liiga selle, kuidas öeldakse, vandenõuteooriate, see võib olla, aga igal juhul Ameerika Ühendriigid ja Lääne käitusid vastutustundmatult selles küsimuses ja ohverdasid Ukraina oma niimoodi võitluses Venemaaga. Muuseas, see on üks aspekt, mida ma olen ise jälginud pikemat aega ja eriti viimastel nädalatel, vaadates Euroopa reaktsioone. Et kõik see, mis räägitakse toimuvat Ukraina parimates huvides, see, kuidas väidetavalt seistakse Ukraina parimates huvides, on ju sügavalt irratsionaalne selles mõttes, et kõik saavad aru, tänaseks päevaks kõik mõtlevad inimesed peavad saama aru, et Venemaad ei õnnestu sõjaväljal Ukrainas alistada. Ja viimased mitu aastat juba on ju näidanud seda sama asja. Pidevalt, vaikselt, aga järjekindlalt jätkub Venemaa edasiliikumine lääne suunal. Rinnet nihutatakse pidevalt kogu aeg lääne poole. Ehk iga päev surevad 100 või 1000 inimesed rindel, ukrainlased, venelased ka. Ja iga päev kaotatakse territooriumi juurde, iga päev muutub destruktsioon aina suuremaks. Ehk mida kauem see sõda kestab, seda rohkem Ukraina selle all ju kannatab. See on ju praegusel hetkel empiiriline fakt, mida ei ole lihtsalt võimalik eitada. Ja ometi eurooplased presenteerivad seda sellisel viisil, et teeme täpselt selle sama asja edasi, jätkame täpselt seda protsessi võimalikult kaua ja meid üritatakse veenda, et see peaks kuidagi Ukraina huve teenima. Ja teisepidi siis öeldakse, et ameeriklaste püüdlus, Trumpi administratsiooni püüdlus, mis lähtub siis äratundmisest, kainel analüüsil baseeruvast äratundmisest, et seda sõjaväljal ilma kolmandat maailmasõda põhjustamata ei ole võimalik võita, see tembeldatakse siis Ukraina huvide reetmiseks. Et siin on jällegi, mulle tundub, reaalsus risti vastupidiselt presenteeritud, et mitte öelda pea peale pööratud, kui sinu väljendit kasutada. Jah, kuule, siin on muidugi see, et eurooplastes on raske aru saada, Euroopa liidritest on praegu raske aru saada. Sellepärast, kui vaataks see 800 miljardiline rearmament, kuidas taasrelvastumine Euroopas, see ei aita kuidagi mingil määral Ukrainat. See ei ole, see on nagu sõjaks valmistumine tulevaseks, sõjaks valmistumine Venemaa vastu, et Euroopa läheb sõtta Venemaaga. Ja see narratiiv, üks veel on narratiiv selline, millest ei tohi nagu, millele ei tohi vastu hakata läänes, on see, et Venemaa ei peatu. Venemaa läheb edasi Balti riikide peale, Poola ja nii edasi. Kust see tuleb? Taani isegi või 3 aasta pärast, Taani üks, kas oli kaitseminister vist ütles, et 3 aasta pärast lähevad Taani kallale. Kust tulevad need info? Ma ei ole kusagilt näinud, kuulnud ja keegi ei ole, kes viitab nende isegi aastate peale, keegi seda ei tea. Ja just on vastupidi, on ajaloolasi, spetsialiste, kes ütlevad, et Venemaa ei ole isegi võimeline
kui tal oleks tahtmist rünnata NATO riiki, ta ei ole võimeline. See demograafiline seisukord Venemaal ja nii edasi. Venemaal on palju teisi probleeme ja sellepärast seda ei juhtu. Ja nüüd ma arvan, et Euroopa liidritel on väga raske sellest lahti öelda, sellest narratiivist, millega nad on kogu aeg nüüd viimased aastad või aastakümned isegi elanud. Vaata, siin on vist, ma saan aru. Päike. Teeb kadedaks, teil seal Londonis tuleb kevad varem kui meil. Ja päike paistab juba mitu päeva järjest. See on väga tore, aga see segab meil natukene siin. Ja selle pärast, et Euroopa liidrid, kui nüüd tunnistada, et järsku, et see oli kõik vale. Macron on teinud nii palju vale sammu oma riigi siseliselt viimastel aastatel. Ja nüüd veel tunnistada ka, et see, mida ta praegu tahab nagu isegi juhtida Euroopas, et toetada Ukraina whatever it takes, nagu nad öelda, panna kõik sinna. Kui nad sellest lahti ütlevad, siis nad kaotavad oma positsiooni võimu. Siin on võib-olla niimoodi, et kollektiivne nagu hullustus, et sellest on väga raske ja ei saa lahti öelda, enne kui toimub liidrite vahetus Euroopa riikides samuti, nagu see toimus Ameerika Ühendriigis. Ma usun, et selline revolutsiooniline situatsioon on paljudes Euroopa riikides samuti. Ja Euroopa Liit siin muidugi mängib väga kahjulikku osa, mis viib, no ma ei loodan, et mitte Ukraina täielikule hävitamisele, aga rohkem ja tuhanded ukrainlased võivad surma saada tänu sellele või sellepärast, et Euroopa liidrid püüavad praegu segada või sekkuda nendesse läbirääkimistesse, mis puudutab tulevast rahu Ukraina ja Venemaa vahel. Aga ütle, Rein, kuidas sa seda üleüldse lahti mõtestad? Kuigi otsapidi me oleme sellest juba rääkinud, et Euroopa on selles mõttes ju täiesti skisofreenilises olukorras, et ühelt poolt ollakse teadlikud oma enda militaarsest nõrkusest ja sellest, et tegelikult ei omata suutlikkust Venemaaga sõtta astuda, sõda pidada. Ehk sõjalisse konfrontatsiooni astumine Venemaaga oleks autodestruktsioon. Sellest saadakse aru. Tegelikult saab ju sellest Starmer aru, sellest saab aru Macron ja sellest saavad ka teised Euroopa liidrid aru. Teiselt poolt töötatakse palavikuliselt vastu Ameerika Ühendriikide administratsiooni püüdlustele see sõda ära lõpetada ilma, et see eskaleeruks ja laieneks ja jõuaks ka Euroopa riikideni. Et kuidas sina põhjendad seda? Kas see oleks justkui nagu mingisugune agentide tegevus, kes püüavad Euroopa riike mitte säästa suuremasse sõtta sattumisest, vaid tegutsevad just nimelt selle nimel, et hoida ära need protsessid, mis võiksid neid säästa sellest saatusest? Vaata, Euroopa liidrid on kogu aeg korrutanud, et Venemaa peab sõja kaotama ja Ukraina peab võitma. Ja sellest lahti öelda on Euroopa liidritel väga raske. Ütleme hüpoteetiline rahu, milline ta võiks välja näha. Ukraina neutraalne riik ei kuulu NATO-sse, ta võib kuuluda Euroopa Liitu. No aga see on muidugi raske küsimus juba Euroopa Liidule, kas Euroopa Liit võib üldse, kuidas
alla neelata sellise suure ja korrumpeeritud ja vaese riigi nagu Ukraina. Tähendab, sõja lõpetamine praegu, mis võib-olla tundub olema kõige reaalsem, Ukraina neutraalsus ja mõnedest Ukraina territooriumidest lahtiütlemine. Donbass, Lugansk ja võib-olla veel mõned teised. No Krimm kahjuks. Krimm kindlasti ja John Mearsheimer oma viimases või kusagil, ta räägib peaaegu iga päev ka, oma esinemises rääkis 9 territooriumist või provintsist Ukrainas. Aga no traagika, millest inimesed aru ei saa, ma vist on korraks vahele, on see, et see tähendab mitte ainult Ukraina kaotus, see on ka Euroopa ja Lääne kaotus selles sõjas Venemaalt. See võib viia ka, mis praegu juba protsess ei ole täitsa absurdne, NATO lagunemisele. Kui Ameerika Ühendriigid tõmbuvad tõesti tagasi Euroopast, mis hakkab toimuma siis Euroopa riikide, kes on NATOs, nende vahel. See on muidugi nii, et seda on väga raske tunnistada, et Venemaa selle sõja võidab ja saavutab, kindlasti Venemaa hakkab ka pasundama oma võidust ja see ka suurendab võib-olla seda ohtu, et läänemaailmal on seda väga raske alla neelata, aga ja see on võib-olla põhiline põhjus, miks praegu Euroopa käitub nii, nagu ta käitub. Püüab kaikaid kodarastesse visata sellel rahuprotsessil. Vaata, Zelenski oli ju Washingtonis, kus ta löödi Valgest Majast välja. Siis ta tuli Londonisse ja Londonis teda võeti nii lahkelt vastu. Isegi kuningas võttis ta vastu, mis muuseas on minu arvates väga rumal Inglise poliitika samm, sellepärast, et nad ju moositasid, Stame moositas ju Trumpi, andis kutse kuninga vastuvõtule, et Charles võtab Trumpi vastu Windsori lossis ja seal ööbib samuti ja see on erakorraline, ükski president, ükski riigijuht ei ole seda 2 korda selle au osaks saanud. Ja nüüd kuningas võtab Zelenski vastu. Ma usun, et Trumpile see kindlasti, kui ütleme niimoodi kergelt öeldes, ei meeldinud. Nüüd temal kaob see, ütleme, suur au ära, kui enne seda, kui tema läheb mõninga aja pärast kuninga juurde, seal on käinud juba Zelenski ees. Selliseid vigu minu arvates teevad Euroopa liidrid peaaegu iga päev. Aga kas sulle ei tundu, et sedasi käitudes eurooplased riskivad risti vastupidise tagajärjeni jõudmisega võrreldes siis soovituga, et kui ühelt poolt üritatakse pingutada selle nimel, et Ameerika Ühendriigid ei taanduks NATOst ja ei taanduks Euroopast ja selle kaudu, ja seda püütakse siis teha läbi selle, et näidata, et ikkagi see sõjaline vajadus siin sekkumiseks on niivõrd suur, siis printsiibis ei ole ju sugugi välistatud, et Trumpi administratsiooni reaktsioon on risti vastupidine. Nad ütlevad, et kui teie tahate minna Venemaaga sõjalisse konfrontatsiooni ja töötate meie rahupüüdlustele vastu, et seda konfrontatsiooni ära hoida, siis lõppude lõpuks ega meie ei saa teid keelata, siis lähete konfrontatsiooni, aga teete seda teadmises, et meie teie selja taga enam ei seisa. Ja mulle tundub, et see võib päädida just nimelt sellega, et Ameerika ütleb, aga teate, et kui te tahate sõda,
Euroopas, meie ei taha, siis pidage seda ilma meieta ja me tõmbume mitte lihtsalt Euroopast välja, Ida-Euroopast välja, vaid taandume üldse NATO-st, et see ei ole minu meelest sugugi välistatud variant, kui nad tõsiselt oma kaarte mängivad. Ei ole välistatud, aga Euroopa liidrid ikkagi laveerivad praegu, nad püüavad ühelt poolt mitte olla väga vastu sellele püüdlustele, Trumpi püüdlustele, teiselt poolt jälle siis teevad kõik, et kuidas, kui mitte sundida just, siis rääkida Zelenskile, et ta ei tohi alla anda. Ja et tema on ikkagi see liider, Ukraina liider, kes peab selle sõja võitma. See on muidugi vastuoluline, aga nad püüavad minu arvates praegu laveerida ühelt poolt mitte kaotada Ameerika toetust, sõjalist toetust, eriti muidugi NATOle ja teiselt poolt seda pikendada siis selleks, et nad tõesti võib-olla loodavad, et Ukraina saab mingisugune parema variandi vaevalt. Ja näiteks need ideed, et Euroopasse lähevad lääne või kas siis Prantsuse või Inglise sõjaväelased, rahuvalvurid. See on ju täiesti vastuvõtmatu idee Venemaale. Venemaa kunagi ei nõustuks sellega. Paremal juhul see võiks olla mingisugune India rahuvalvekontingent, aga ma ei usu ka seda. Aga need kõik ideed, mida Euroopa liidrid on praegu esitanud, need ei ole kuigi tõsised. Ma ei saa aru, sinul on küsimus ja minul on ka küsimus, miks nad niimoodi käituvad. Võib mõningaid seletusi anda ja mina arvan seda, et nad ei saa, nad kaotavad kõik oma kohad, siis kaasa arvatud Kaja Kallas samuti, ja mida ta väga tahtis, nagu ma saan aru, ei tegelenud Eesti asjadega, aga püüdis sõimata rohkem Venemaad, et saavutada mingisugune positsioon kas siis Euroopas või NATOs. Ja see kõik lõpeb nendele liidritele. Kaasa arvatud Macron, Stame, kui tuleb välja, et Venemaa võidab selle sõja ja rahu tuleb enam-vähem. Ma usun, Venemaa peab ka kompromissidele minema. Siin ei ole seda, kindlasti see peab olla territoriaalsed, võib-olla mingisugused kompromissid. Viimane, mis Bloomberg kirjutas, et Venemaa on nagu nõus selle ajutise vaherahuga, mis oli ka nüüd Macroni ja Stameri ettepanek või Macroni eriti. Ja siis, aga ainult siis, kui on juba selge, et missugused põhimõtted on selle alalise ja püsiva rahu saavutamise projektis. Nii et selline on praegu olukord ja Euroopa liidrid kaotavad oma positsiooni minu arvates. Ja eks Venemaa ilmselt on ka igasuguste selliste mittelõplike kokkulepete sõlmimise suhtes skeptiliselt meelestatud pärast Minski kokkuleppeid, mille kohta on ju Euroopa isegi tunnistanud, et neid ei sõlmitud heas usus, vaid üksnes selleks, et võita aega Ukraina relvastamiseks ja sõja pidamiseks, eks. Et kui nüüd püütakse midagi sarnast teha ja
ei ole ju ebamõistlik eeldada, et võidakse püüda midagi sarnast teha, siis loomulikult ei olda sellistest kokkulepetest huvitatud. aga ma tahtsin ühte asja puudutada, mida sa käsitlesid oma eelnevas mõtteväljenduses, mis puudutab neid territoriaalseid ambitsioone ja territoriaalseid kaotusi. Et no esiteks on ju täiesti ilmselge, et kogu see jutt sellest, nagu selle sõja põhjuseks oleks Venemaa imperiaalsed ja territoriaalsed ambitsioonid, territoriaalse laiendamise ambitsioonid on puhtempiiriliselt valed. Sellepärast, mitte ainult nendel põhjustel, mida sa juba kirjeldasid, et selliste jõududega militaarseid operatsioone ellu viies ei olegi võimalik suurt invasiooni korraldada, vaid ka sellepärast, et 2022. aasta märtsis kohtuti juba ju Istanbulis ja põhimõtteliselt oldi valmis sõlmima leping sõjategevuse lõpetamiseks. Ja see oleks hoidnud ära kõik edasised territoriaalsed ambitsioonid. See ei jäänud Venemaa taha. Venemaa oli nõus selle tegema, et toona oleks kaotanud Ukraina Krimmi ja võib-olla mingisugused väiksemad osad siis Donbassist. Võib-olla oleks piirdutud ka autonoomiaga. Minu meelest see leping, nii palju kui ma olen sellest kuulnud, nägi ette seda, et nad isegi tingimata ei kaota neid, vaid et seal on antud ulatuslikum autonoomia nendele piirkondadele Ukraina koosseisus. Aga nüüdseks 3 aastat hiljem on ju kaotatud kõvasti rohkem territooriumi ja mitte Venemaa ambitsioonide pärast, vaid siis tegelikult Euroopa poolsete ja USA poolsete suuniste pärast 2022. aasta märtsis, et ärge kirjutage lepingule alla, vaid jätkake sõjapidamist, me aitame teil jõuda võiduni sõjas Venemaaga. Mis on olnud tegelikult isegi ma ütleks pingipidi alatu ukrainlaste suhtes, et anda sellist võltslubadust, võltsootust, mis päädib tegelikult risti vastupidiste tagajärgedega. Aga igal juhul ei räägi see mitte midagi sellest, justkui oleks olnud siin tegu Venemaa territoriaalsete ambitsioonide elluviimisega, pigem on mängus hoopis teised jõujooned. On, sellega ma olen täitsa nõus sinuga ja see on muidugi ukrainlastel raske alla neelata igal juhul. See, et osa Ukraina kaotab osa oma territooriumitest. Aga nagu ma oma ühes viimases artiklis, mille ma sulle ka saatsin, mille pealkiri on, et Trump on rohkem Gorbatšovi moodi kui Deng Xiaopingi moodi, see muidugi oma ette küsimus. Aga seal ma kirjutan ka sellest, et Ukrainal oleks palju lihtsam, kuigi mitte lihtne, muutuda, ütleme, homogeensemaks ühiskonnaks, mis ei oleks niimoodi killustatud, nagu Ukraina on olnud siiamaani. Venemeelne, venekeelne, ukrainakeelne, Lääne-Ukraina, mis oli olnud Leedu, Poola osaks, siis Austria ja Ungari osaks ja siis osa, mis on olnud Venemaa koosseisus, nagu Krimm ja Donbass aastasadu. Ja vaata, kui ta oleks rohkem homogeenne, ukrainlastel oleks kergem siis luua Lääne abiga ja võib-olla isegi Venemaa, Hiina abiga niisugune riik, mis oleks enam-vähem normaalne ja stabiilne riik. Oota, üks moment võib-olla selles oma artiklis ma kirjutan ka sellest, ma praegu peast neid numbreid ei mäleta, aga Ukraina Nõukogude Liidu koosseisus oli üks kõige arenenumaid osasid. Võrreldes, ütleme, selle Venemaa välja arvatud Peterburg ja Moskva. Sa mõtled tööstuslikult või mis plaanis? Tööstuslikult ja ka hariduse poolest Kiievi ülikool ja väga niisugune Ukraina ühiskond oli haritud ja majanduslikult tugevam kui paljud teised osad, kui ma eriti võrretan võib-olla Valgevenega. Ja need andmed, mida ma oma artiklis toon siis, et see oli
siis 2013 aastat, need on siis ametlikud andmed, Ukraina per capita, kuidas pea kohta see nojah, see on siis per capita, eesti keeles öeldakse ka. Populatsiooni suurus silmas pidades, jah. Ja, see oli, Ukrainas oli ta peaaegu 2 korda väiksem kui Venemaal ja ta oli väiksem kui Valgevenes. Ukraina oli aastal 2013 enne seda riigipööret ja sõda muidugi oli palju halvemas majanduslikus seisukorras kui Valgevene või Venemaa, mis ei hiilganud ka eriti, ütleme, maailma edetabelis. Ja võttes veel arvesse, et erinevalt Valgevenest, kus on muidugi diktaator Lukašenko võimul, aga ei ole oligarhe, siis see Ukraina per capita income oli suurenenud kindlasti ka sellepärast, et seal oli väga palju rikkaid neid oligarhe. Ja Ukraina oli isegi rohkem oligarhiseerunud kui Venemaa. Ja Valgevenes Lukašenko surus need kõik oligarhid, kes püüdsid olla selleks maha. Ja see näitab seda, et Ukraina sellises piirides, nagu ta eksisteeris kuni selle 21. sajandi kusagil esimesel poolel, ei olnud võimeline areneda ja üheks põhjuseks oli muidugi see oligarhiseerumine ja ka see, et seal olid need territoriaalsed või regionaalsed oligarhid, kes panid võimule siis presidendi, kas see oli siis Kutšma või Janukevitš ja nii edasi. Nii et vot see, kui Ukraina saaks sellest lahti, muutuks homogeensemaks, siis Ukraina võiks võib-olla, kui mitte õitseda, siis vähemalt normaalselt, stabiilselt areneda edasi. Aga seda on väga raske, ütleme, ukrainlastel alla neelada ja see tähendaks ka seda, et eurooplased peavad tunnistama, et nad panid sellele valele hobusele ja eksisid. Ameerika Ühendriigid on samas olukorras, aga Trump ei olnud võimul. Trump ajas kõik Bideni kaela või Obama ja nüüd viib läbi sellist ratsionaalset poliitikat. Ja eurooplastel ei ole sellist võimalust praegu, see tähendaks, et Euroopal peaksid olema ka siis uued jõud võimul, et kes ütlevad jah, et see oli Macroni asi, see oli Scholzi asi või kellegi teise ja meie nüüd saame asjast teistmoodi aru ja hakkame viima läbi teist rahumeelsemat välispoliitikat, ratsionaalsemat välispoliitikat. Jaa, aga kas see kõik ei viita mitte paljuski just nimelt sellele baasprobleemile, et kogu selle protsessi käigus on Ukrainat tegelikult väga jõhkralt ära kasutatud oma huvide väljamängimiseks. Et loomulikult see PR-fassaad või propagandafassaad, mida meile kogu aeg esitletakse, on see, et kõike tehakse Ukraina parimates huvides, aga reaalselt on mängitud välja hoopis enda huve Ukraina elementaarsete huvide arvelt. Ja ma praegu siin sinu juttu kuulates ja sinu artiklit samal ajal vaadates silmasin seda esile tõstet sinu artiklist, eks ole. However, a neutral Ukraine with a diminished territory is seen inside the country and even more so in Europe as a strategic defeat of NATO and the collective West. See pani mind mõtlema selle peale, et selle suure vale peale, et Ukraina saamist NATO liikmeks on esitletud ultimatiivse julgeoleku garantiina Ukrainale.
et see on tohutult oluline selleks, et tagada Ukraina julgeolekut, ehk siis seda, et ei puhkeks Ukraina ja Venemaa vahelist sõda. Aga reaalsuses on saavutatud ju risti vastupidine tagajärg. Jällegi. See ongi selle sõja üks põhilisi tegureid. No absoluutselt, et see deklareeritud eesmärk on olnud risti vastupidine reaalsusega. Paljuski just selle programmi edendamise tõttu ongi saadud suur sõda Ukrainas. Ja kui ma panen siia kõrvale kõik need asjad, mida ma kuulen parlamendi koridorides, kus poliitikud ütlevad mulle, et Varro, sa pead aru saama, et Eesti huvides on see, et Ukrainas kestaks sõda võimalikult kaua. Sest siis, eks ole, selle kaudu nõrgestatakse Venemaad ja hoitakse Venemaa käed seotuna. Siis ma mõtlen, et kuulge, kui küüniline saab olla. See tähendab, et iga päev surevad sajad ja tuhanded mehed Ukrainas lihtsalt selleks, et mängida välja meie huvi nõrgestada Venemaad ja hoida tema käed seotud. Et kuidas see nüüd kokku läheb? Jah. Ja, selle kohta ma ütleksin võib-olla nii, ma ei tea, mina olen oma lapsepõlve elanud Eestis kõik, kuni mind sõjaväkke võeti, see oli aastal 63, see oli väga ammu juba. Ja ma olen Eestiga seotud olnud kogu aeg. Minu vanemad sugulased on Eestis ja tead, sel ajal ei olnud mingisugust vahet ukrainlaste, venelaste või valgevenelaste vahel. Isegi võib-olla juudid, kes rääkisid vene keelt, need olid ka venelased siis. Selline arusaamine oli Eesti ühiskonnas. Ja ütleme, Eesti ühiskonna selline minu arvates kõige tumedam osa rääkis nendest inimestest, slaavlastest, venekeelsetest tiblad. Sa tead seda väljendit kindlasti? No tean ikka. Need olid ukrainlased, valgevenlased, venelased, siin ei olnud vahet. Ja nüüd järsku on paljudel eestlastel see Ukraina lipp rinna peal. Ja veebis sa näed neid, minu arvates see on see väga silmakirjalik. Ja need on just need, kelle jaoks need ukrainlased ja valgevenlased ja venelased olid omal ajal tiblad. Nüüd see käib ainult venelaste kohta, aga vaata, mis puudutab nüüd ukrainlasi, nemad on nagu eurooplasteks saanud millegipärast. Ja, mulle paistab see samamoodi ja lihtsalt, et oma eelnev mõtte ära lõpetada, neid märke, mis viitavad ju ukrainlaste ärakasutamisele oma huvide väljamängimiseks, on ju väga palju. On väga palju, et vaata, kui nüüd ameeriklased Trumpi administratsiooni näol on nõudnud siin maavarade leppe sõlmimist Ukrainaga, et saada osa sadades miljardites tulust, mis pärineb siis nende maavarade kaevandamisest, väärindamisest ja müümisest, siis vaikselt, ilma et meedia sellest eriti palju oleks rääkinud, on ju koorunud välja, et ka Ühendkuningriik on siin oma 100-aastast koostöölepet sõlmides, eks ole, seisnud sama huvi eest, et saada esiteks osa maavaradest, saada juhtroll ülesehitamistöödest, saada kontroll sadamate üle, eks. Samal ajal Prantsusmaa on samuti lobistanud seda, et saada ligi Ukraina maavaradele, kuna järjest rohkem kaotatakse oma koloniaalpositsioone Afrikas, eks, siis ja samal ajal vajatakse neid mineraale, maavarasid, muuhulgas väärtuslikke neid muldmetalle, eks, siis tegelikult kõik kolm, kes kaamerate ees räägivad neist õilsaid loosungeid ja humanistlikke selliseid seisukohti, selle kui me peame seisma väärtuste eest, oma diplomaatilist aparaati kasutades lobistavad hoopis seda, et saada ligi siis nendele ressurssidele, mis seal on. Ja ma tahtsin ühte asja just avada samal ajal, kui sa rääkisid. Ma ei jõudnud seda piisavalt kiiresti teha, ma vaatan, kas ma saan siit panna selle kuidagi niimoodi enam-vähem talutavalt ekraanile. Jah, enam-vähem, üks moment. Näed, mulle jäi silma sel nädalal ka selline uudis, see on siis The Guardianist. EU spends more on Russian oil and gas than financial aid to Ukraine. Ja siin on esile toodud, näete see alapealkirjana, et hinnanguliselt ostis Euroopa 2024. aastal Venemaalt fossiilkütuseid 22 miljardi
siis euro eest, samal ajal toetati Kiievit 19 miljardi euroga. Ehk Venemaale maksti 22 miljardit fossiilsete kütuste eest, Ukrainat toetati 19 miljardiga. Et noh, millest me sellises olukorras räägime? Et mis tohutust abistamisest või Ukraina huvides tegutsemisest me räägime? Mulle tundub see kõik nagu nii läbinähtavalt valelik, et ainuke asi, mis üllatab, on see, et inimesed ei suuda sellest läbi näha. Inimesed suuda läbi näha, enamik inimesed on selle narratiiviga lähevad kaasa. Ma kusagilt just täna lugesin vist või oli see eile, et ainult 20% inimestest on võimelised kriitiliselt mõtlema. Enamik inimesed nad on mugavustsoonis ja nad ei vaatagi teist narratiivi, nad ei tahagi. Minul on olnud vastupidi, kui ma nõukaajal ma õppisin keeli just sellepärast, eriti BBC World, ma vaatasin juba tudengina või kuulasin, ei vaadanud, aga kuulasin. Ja just, et saada sellest ühest narratiivist välja. Aga ega enamikul inimestel seda vajadust ei ole. Nad on oma mugavustsoonist ja sealt nad välja ei taha minna. Nüüd ma tahaks veel ühte mõtet nüüd nagu esile tuua. Selles välispoliitikas on praegu, võib-olla on ta pidevalt, aga erinevates kombinatsioonidest 3 lähenemistüüpi. Üks on naiivne lähenemine, välispoliitiline lähenemine probleemidele. Teine on silmakirjalik ja 3. on küüniline siis, machiavellilik võiks ka veel öelda. Või realistlik lähenemine ka. Ja ma olen rohkem selle rahvused suhted on sellised, et siin see machiavellilik või siis pragmaatiline lähenemine on kõige õigem minu arvates. Kuigi on ka enamik rahvast võib-olla naiivselt läheneb ja nemad on oma narratiivi, nagu Venemaal muidugi, Venemaa ühiskond samuti või Valgevenes ja enamik inimestest mõtleb nagu ka võimud mõtlevad või ja seesama toimub ka lääneriikides, Eestis ka, ma olen kindel. Vaata, ja sellepärast ongi lääne lähenemine on, või lääne välispoliitika on väga silmakirjalik. Ja sellest, millest sa rääkisid praegu, et Ukrainat kasutatakse ära ja on sidemed Venemaaga, majanduslikud sidemed Venemaaga ja millest Venemaaga saab kasu ja ka lääne firmad ja ühiskonnad saavad kasu ja sellega muidugi kuidagi aidata kaasa Ukrainale. Ma ütleksin, et kui oleks selline majanduslik ärakasutamine, siis ei oleks võib-olla eriti suurt probleemigi. Aga see on see silmakirjalik, et nüüd laiendatakse nagu demokraatiat ja et Ukraina on läänelik demokraatlik ühiskond erinevalt Venemaast või Valgevenest või teistest riikidest. Ja see on ka üks, mida korrutatakse pidevalt ja kuigi ka läänes on ju, kui keegi tahab, võib otsida informatsiooni, ametlikku informatsiooni, kui palju räägitakse, kirjutatakse, mitte väga palju muidugi, mitte mainstream meedias, korruptsioonis Ukrainas ja Zelenski enda korruptsioonist, aga sellele vaatamata muidugi ohverdatakse Ukraina ja just selle nimel, et oma nägu säilitada. See on võib-olla minu arvates kõige silmakirjalikum moment
selles konfliktis. Ja, mulle tundub samamoodi. Aitäh sulle selle vaate eest. Rein, me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Rääkisime, et püüame umbes tunni aja raames püsida, natuke oleme üle tunni läinud, aga ma ei raatsi jätta 2 küsimust sinult küsimata, sellepärast et ma tahaksin saada sinu vaadet nendele asjadele. Nii et kui sul on hetk veel aega, siis ma küsiksin mõned asjad. Vaata, esimene küsimus on selline, et ma teeksin väikese sissejuhatuse, et küsimuse taust oleks hästi arusaadav. Kui nüüd Londonis oli kohtumine, räägiti sellest, et 800 miljardit investeerida täiendavalt Euroopa nii-öelda kaitsevõime tekitamisse, siis palju on räägitud sellest, mitte eriti palju häälega, et suures osas käib jutt ka Prantsusmaa tegelikult iganenud tuumaarsenali uuendamisest ja värskendamisest. Ja selles kontekstis on tähelepanuväärne, ma panen korraks ekraanile, eks pealkirjad, mis osutavad nendele võimalikele niinimetatud arengutele. Et esiteks siin on artikkel Äripäevast, näed, Macron lubab Prantsuse tuumarelvi Euroopa kaitseks, mis osutab sellele, just kui toodaks neid tuumarelvi ka siis teiste Euroopa riikide territooriumile, mis võib ju tähendada ka tuumarelvade toomist, miks mitte ka Poola ja Baltikumi territooriumile, kas ainult prantslaste oma, võib-olla ka brittide omad, varem on räägitud ka ju ameeriklaste omadest, seda ei peaks just praegu eriti tõenäoliseks pidama, aga igal selline plaan on. Nüüd edasi, näed järgmine pealkiri. Leedu president Nauseda ütleb, et Leedu tahab Prantsuse tuumavihmavarju alla, juba Baltikumis. Ja siis, kui me vaatame meie kodumaiseid selliseid suuri väidetavaid julgeoleku ja välispoliitika eksperte, siis möödunud aasta lõpus näiteks Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Eesti 200 Kalev Stoicescu räägib, et vaid tuumaheidutus kindlustab Ukraina iseseisvuse püsimise. Ja siin ma tahaksin eriliselt juhtida tähelepanu ühele lõigule, enne kui ma esitan oma küsimuse sulle. Vaata, kas ma leian selle kiiresti üles. See on siin, näed, ma loen ette. Peaks olema täiesti selge, et Venemaa heidutamine, mis tähendab relvarahu järgse uue Ukraina vastase agressiooni vältimist, on võimalik üksnes Ukraina kohal laiuva tuumavihmavarju abil. Ja vaata, pane nüüd tähele järgmist lõiku. NATO liikmelisus tähendab praktiliselt automaatselt, aga ka Suurbritannia ja Prantsusmaa tuumavihmavarju laienemist Ukraina territooriumile. Selles ulatuses, mida Ukraina riik kontrollib suveräänselt. Ehk siis mida me näeme, on see, et Stoicescu hinnangul peaks mitte ainult võtma Ukraina NATOsse ja laiendama tema üle tuumavihmavarju, vaid andma talle suveräänse kontrolli Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi tuumarelvade üle. See on nüüd üks selline perspektiiv, millele ma siinkohal paluksin sinu kommentaari, et kas see on, tähendab, kuidas see sulle paistab, ma isegi ei saa nii lolli küsimust küsida, et kas see tundub sulle hea lahenduse või hea mõttena, aga kuidas sa seda näed? Toob see Euroopasse rahu ja turvalisus? Kuule, ma ei tea, kas selle üle irvitada või kuidas reageerida üldse sellele. Vaata, võib-olla ma alustan sellega. Asi oleks naljakas, kui see ei oleks nii traagiline. Kuule, et jah, ta on traagiline muidugi. Selle ma ütlengi, et muidu võiks ju irvitada, aga no hea küll. Sõna loll on vist praegu saanud Eestis niisugune taseme, et võib seda kasutada paljude inimeste kohta. See ei ole nagu ei peaks olema nii väga solvav, sellepärast, et kõik on ju suhteline. Aga hea küll, ma püüan ju vastata sellele küsimusele niimoodi. Vaata, läbirääkimised praegu Ameerika ja Venemaa vahel, seal on paljusid aspekte, diplomaatilisi, majanduslikke ja üks aspekt on, mida Ameerika Ühendriigid praegu just on, Trump ma mõtlen, on esile toonud, on see tuumarelvade piiramine. Ja need läbirääkimised käivad ka selle üle, et praegu Venemaal ja Ameerika Ühendriikidel on kummagil vist peaaegu 600 000 tuuma seda pead või kuidas see nimedega ja et neid peaks piirama.
ja läbirääkimised Venemaa ja ma ei tea, kas nad on alanud selles küsimuses, aga see on vähemalt Trumpi idee, et tuumarelvastumist tuleb piirata, nagu see oli selle külma sõja lõpus, kui Reagan oli president ja kui Gorbatšov tuli võimule Nõukogude Liidus, siis hakkas see protsess käis juba varem, aga see algas ka siis, et tuumarelvi tuleb vähendada maailmas. Siia tuleb mitte ainult nüüd Ameerika Ühendriigid ja Venemaa, ka Hiina peaks kuuluma selle läbirääkimiste kompleksi, kuigi Hiina praegu vist ei taha, sellepärast et Hiina on kõvasti maas võrreldes Venemaa ja Ameerika Ühendriigidega. Nii, vot selles kontekstis, kui nii Venemaa kui ka eriti Ameerika Ühendriigid on tuumarelvastuse laienemise vastu, tulla välja ideega. Nagu tead, ma lugesin hiljuti, ma ikkagi jälgin ka Eesti ajalehti, Delfi eriti. Seal on Tallinna Ülikooli professor Matthew Crandall, keda ma isiklikult olen ka koridorides kohanud ja tervitanud, ta on Kanadast pärit. Tema vist tegi ettepaneku, et tuleb aidata Ukrainal tuumarelvi hakata tootma. Et Ukrainal on potentsiaal olemas, võib-olla tõesti, järele jäänud Nõukogude Liidu ajast, et Ukraina võiks kiiresti sadu tuumarelvi omada. See kõik ja see, et nüüd Prantsuse tuumavihmavari laieneb Ukrainale või Euroopale, see kõik käib vastu sellele tendentsile, et tuumarelvi tuleb ohjeldada, neid tuleb vähendada ja tuumarelvade laienemine ja ütleme, nende viimine teiste riikide territooriumile, nagu Venemaad kritiseerida selle, et Venemaa tuumarelvad on nüüd ka Valgevene territooriumil, kuigi mitte Valgevene laste käest, vaid Vene sõjaväe käest. See on vastu üleüldisele nagu praegu tendentsile, mida eriti püüab läbi viia Trumpi administratsioon. Ja sellepärast, et nüüd rääkida, ma ei usu kunagi, ja Prantsuse parlamendis on sellest juttu olnud, et räägitakse, et isegi Macron ei ole kunagi valmis kasutama tuumarelva, et Vilniust päästa. Vot selline on sõnum. Ja ma olen selle täitsa kindel. Sellepärast, no kuidas öelda, me räägime eesti keeles, aga inglise keeles sellepärast võiks öelda they don't have the balls. Nendel ei ole seda tahtejõudu ja võimalust kasutada tuumarelvi. Ma ei usu üldse, et kui võrrelda, kui hakatakse kasutama tuumarelvi Venemaa vastu, ma ei räägi Ameerika tuumarelvi, vaid prantslaste eriti, sellepärast nagu ma saan aru, Inglismaal ei ole, nende tuumarelv on sõltuva Ameerika Ühendriikide tahtest mitmes mõttes. Ja aga Prantsusmaal on tõesti nagu iseseisvev tuumaheidutus. Aga ma ei usu, et see kunagi saab olla kasutatud Venemaa vastu. Sellepärast, et Venemaa just tuumarelvad on palju laiemad ja nendel on palju rohkem võimalusi kasutada tuumarelvi Euroopa riikide suhtes. See on väga ohtlik, vastutustundetu jutt ja ma lihtsalt ka ütlen, et
see ei ole tõsine, see on propaganda ainult. Ja võib-olla see on isegi, ma ütleksin, positiivne, et niisugust juttu ei saa võtta tõsiselt. Ma tahaksin öelda, no Tallinna Ülikoolis Matthew Crandall õpetab ja räägib sellist juttu. Ja seda kirjutatakse ka Delfis, sellist päevalehes artikli sellest, et aidata Ukrainal luua tuumarelvastust. See tähendab seda, et nüüd mitte ainult Venemaa hävitab need kõik katsed, vaid ka Ameerika Ühendriigid teevad seda. Ei lase Ukrainal luua tuumarelvastust. Just, kui see oleks järjekordne mingisugune Ukraina altvedamine. Et huvitav jah, et mitte kuigi ammu olime me veel ju väga selge arusaamise juures, et maailma julgeolekut tagab see, kui tuumarelvade levikut piirata, ka ballistiliste rakettide kasutamise ja positsioneerimise võimalusi piirata. Aga nüüdseks vaid mõne aasta jooksul on kogu see arusaamine kadunud ja räägime sellest, et maailma turvalisust ja julgeolekut ja rahu tagab see, kui aidata maksimaalselt kaasa tuumarelvade proliferatsioonile. Et see on ikkagi järjekordne märk sellisest totaalsest mõistuse varjutusest. Aga viimane küsimus, Rein, sa kindlasti märkasid, kuidas meie välispoliitiline superstaar Kaja Kallas lendas Washingtoni, et kohtuda USA välisministri Marco Rubioga. Ega tal ei ole olnud kerge seda kontakti saavutada Trumpi uue administratsiooniga, aga kui ta oli Washingtoni kohale jõudnud, siis Rubio teatas talle, et paraku kalendri konflikti tõttu ei leita siiski aega temaga kohtumiseks. Ehk saadeti väga selge sõnum, et tema käitumine siiamaani on olnud pehmelt öeldes problemaatiline ja selline, mida diplomaatilistes ringkondades ei peeta kohaseks. Nüüd see iseenesest ei ole niivõrd suur asi, kui sealt taustalt ei paistaks välja palju laiem probleem, milleks on Euroopa täielik diplomaatilise võimekuse kuidagi kokkukukkumine. Et lihtsalt mitmeid aastaid juba sõjaolukorras ei ole suudetud praktiseerida mitte mingisugust diplomaatiat. Venemaaga on suhted katkestatud selle asemel, et kasutada diplomaatiat kui meetodit, mis hoiab ära sõjani jõudmise, on ise vabatahtlikult loobutud täielikult diplomaatiast ja eriti groteskne on nüüd see olukord, kus Ameerika Ühendriigid oma uue administratsiooni näol on öelnud, et nemad soovivad taastada diplomaatilised suhted Venemaaga ja hakata pidama läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. Eurooplased mitte ainult ise endiselt ei püüdle kontaktide loomise poole, vaid on kategooriliselt vastu ka sellele, et Ameerika Ühendriigid üleüldse mingisuguseid kontakte loovad ja läbirääkimisi peavad. Nõutakse seal juures, et kui te veel peate läbirääkimisi, siis te peate ka meile võimaldama koha laua ääres. Selle asemel, et käituda väärikalt ja öelda, kuulge, me ei pea kelleltki lunima mingisugust kohta laua ääres, vaid me võiksime iseseisvalt pidada läbirääkimisi ja praktiseerida iseseisvat diplomaatiat. Sa kindlasti märkasid Jeffrey Sachsi ettekannet Euroopa Parlamendis siin mõne nädala eest, kus ta ju ka tegelikult just nimelt sellest probleemist rääkis ja ütles ka Balti riikide ja spetsiifiliselt veel Eesti poole pöördudes, et kui te tahate oma turvalisust ja julgeolekut tagada, siis on tagumine aeg hakata praktiseerima päris diplomaatiat, mis lähtub teie enda parimatest huvidest. Ja nüüd selle kohmaka sissejuhatuse pinnalt ma jõuangi oma viimase küsimuseni. Milline on sinu nõuanne Eestile, et kui meil oleks päriselt suutlikkus praktiseerida iseseisvat diplomaatiat, mis lähtub oma enda parimatest, meie enda rahva ja meie enda maa ja meie enda riigi parimatest huvidest, siis mida tuleks teha? Mida sina selles olukorras teeksid, kui see oleks nii-öelda sinu otsus, et kuidas me peaksime selles olukorras tegutsema, et mängida välja parimal võimalikul viisil Eesti rahva elementaarsed kriitilise tähtsusega huvid? No, Eesti ei ole muidugi iseseisev. Praegu ta ei ole üldse iseseisev. Ei ole, see on selge. Hüpoteetiline küsimus. Ja. Muidugi selles mõttes, et keegi ei keela hakata iseseisvat poliitikat ja. Ma tahan öelda, et Eestil on väga raske praegu muidugi. No kõigepealt peaks jätma see Venemaa kallal väiklane norimine järele. Et kritiseerida Venemaad ja mitte ainult kritiseerida, lihtsalt labida ka lahmida Venemaa suunas. No ma arvan, et mõningad
sammud on võib-olla viimasele president eriti, ta lubas ka ikkagi Venemaa põlvili suruda möödunud aasta suvel. Praegu vist selliseid asju enam ei räägi, kuigi meie välisminister muidugi on täiesti vastutustundetu, tema võib lubada endale, ütleme. Vot selle peaks esiteks kõik järele jätma. Ja meil ei ole ju võimul inimesi, kes tõesti suudaksid praegu Venemaaga rääkida. Mitte ainult meil. Võib-olla Euroopas, mõnes Euroopa riigis võib-olla veel kusagil selliseid juhte. Orban kindlasti üks nendest. Aga enamikus Euroopa riikides niisuguseid inimesi ei ole. Ja Eesti praegusel hetkel võiks mida teha, hakata võib-olla rahulikumalt suhtuma sellise konflikti. Jätta järele see õhutamine ja et kui kusagil Kaja Kallast vastu ei võeta või kui Eesti ja Läti, Leedu välisministrid ei kutsuta kusagile kohtumistele või liidrid ei kutsuta, siis no hea küll, see on isegi parem võib-olla ja et mittegi esineda ja näha välja seal naeruväärne. Naeruväärselt tõesti. Vot see on, aga ütleme pikemas perspektiivis ja ma loodan, et see hakkab toimub liidrite vahetus ja siis võib hakata ka suhtlema Venemaaga. See oleks ju Eestile kasulik majanduslikult. Vot see Kirill Dmitrijev, sa võib-olla et kuulnud, tema osaleb, ta on Venemaa praegu võib-olla kõige tuntum ja parem majandus, mitte ainult teadlane, vaid praktik. Tema kirjutas vist, et Ameerika Ühendriigid on kaotanud, kuigi Ameerika Ühendriigid on võitnud muidugi selles vastusõidus Venemaaga ka kallim gaas tuleb Ameerikast Euroopasse ja veel relvastus muidugi, Ameerika relvastus Euroopa riikidele, nii et Ameerika ei ole kaotanud selle sõjaga väga palju. Aga ikkagi Dmitrijev ütles, et tõid andmed, et 300 miljardit on Ameerika ettevõtted kaotades Venemaa turu. Ja nüüd tahavad ka tagasi tulla. Juba on läbirääkimised ja Venemaal on juba tulemas, mitte ainult, et nad kavatsevad, mõned kavatsevad tulla. Renault tahtis tulla just tagasi oma, mis Moskvitš oli, mis toodab neid. Ja ma nägin, need väga uhked Moskvitšid on Moskva tänavatel või Venemaa tänavatel ja Renault tahab nüüd tagasi, aga see Lihatšovi tehas Moskvas ütleb, et ei ole vaja Renault meile enam. No, nii et Eesti võiks kasu saada oma majandussuhetest Venemaast rohkem kui teised riigid, mis on kaugemal Venemaast. Kuigi praegu see on väga raske, Venemaa liidrid on pragmaatilised ja ka ei pane neid solvamisi võib-olla nii kaua tähele, aga Eestil oleks ja ütleme, see ei puuduta ainult majandust, see puudutab ka muidugi julgeolekut. Julgeoleku garantii Eestile ja ka Ukrainale üks tähtsamaid on normaalsed suhted oma naabriga. Ma olen nõus. Eriti suure naabriga. Ja peab olema teised garantiid ka, aga ainult relvastumine. See viib sõjani. See ütlemine, et tahavad rahu valmistul sõjaks,
see on, kui tuleb Roomast, aga me teame, kui palju Rooma sõdis ja pärast Rooma, kui palju on sõdasid olnud Euroopas. Nii et ainult valmistumine, ütleme, kui valmistu sõjaks, kui tahad rahu, see ei ole õige vorm. Ma ei ole kunagi sellega nõustunud jah, et see ikkagi elukogemus kipub näitama, et inimesed saavad seda, milleks nad valmistuvad. Jah, see on õige. Ja samuti sõjaväelised blokid on viinud ka juba Peloponneesia sõjast, mis oli 400 aastat enne meie aja arvamist ja pärast seda kõik need sõjalised ühingud, nad on viinud ka esimene maailmasõda, teine maailmasõda ja on tekkinud niisuguste sõjaliste rühmingute abil ka. Just nii, aga ma ei küsi täiendavat küsimust, aga lihtsalt selle küsimuse sellise võib-olla viimase väikese kõrvaloksana. Minu meelest Eestis tehakse ikkagi endiselt risti vastupidist. Tõsi sellist retoorikat, et Venemaa tuleb põlvili suruda ja tükkideks tõmmata, et seda on nagu vähem, mida me oleme varem kuulnud, sellepärast et ju tunnetatakse ka, et Ameerika Ühendriigid ei seisa enam nii kindlalt selja taga. Eks see selle tõttu ei saa päris mõõdutundetult ülbitseda. Aga kui me vaatame näiteks seda, mis parlamendis toimub, ühelt poolt Vene õigeusu kiriku selge tagakiusamine Eestis, Pühtitsa kloostri tagakiusamine, eks ähvardatakse neid sundlõpetamisega, kui nad ei lõpeta kanoonilisi sidemeid Moskva patriarhaadiga. Ja teiselt poolt põhiseaduse muudatus, mis on suunatud vene rahvusest inimeste poliitiliste õiguste piiramisele. Minu meelest Eesti tegutseb ikkagi täiesti irratsionaalselt ka selles olukorras, et need on sammud, mis minu parima arusaamiselt mitte ei vähenda konflikti ohtu, vaid selgelt kasvatavad neid. Nii et jällegi meile räägitakse, et neid tehakse selleks, et tagada Eesti julgeolekut, aga reaalsus on see, et suurendatakse julgeolekuriske või kuidas? Jah, absoluutselt nõus. Ja see on olnud juba varem on olnud selliseid tendentsi. See algas võib-olla isegi juba siis, kui mina töötasin Eesti välisministeeriumis, kui mul oli konflikt mõnede poliitikutega, kes tahtsid piirata kodakondsuse andmist venekeelsetele elanikutele siis. Ja no nüüd on eriti läinud see propaganda ja juriidiline tegevus selliseks, et see muidugi on vastuolus Eesti huvidele. Jälle tekib küsimus, kas nad aru ei saa sellest. Vaata, on selline nagu võib-olla räägitakse võib-olla sellest nagu joodikute puhul, et kaks joodikut on koos ja üks ütleb, et sa austad mind ja mina austan sind, me oleme austatud inimesed. Ja vot see ongi minu arvates, et on tekkinud ühiskonna tasemel selline situatsioon. Ja me tuleme tagasi jälle sellele, et kriitiliseid mõtlevaid inimesi on vähe ja veel vähem on neid, kes julgevad välja öelda, kui nad ongi kriitiliselt mõtlevad. Ma ju tunnen palju eestlasi, venelasi, inglasi ja kõik on, enamik on nendest oma narratiivi, selle domineeriva narratiivi sees. Väga vähesed püüavad sellest välja minna. Ja see on samuti, kui ka enamik inimesi parlamendis, Riigikogus samamoodi mõtlevad, siis nad arvavad, et kõik teised on nagu dissidendid. Ja dissidente armastatakse ainult siis, kui nad on välisriigi dissidendid. Venemaa dissidendid siis või Hiina dissidente armastatakse läänes ja vastupidi siis. Ja nii ta kipub olema. Eks see ole tõsi, et need mõtledki, mis me siin saates oleme kõlama pannud, need Eesti propagandasüsteemi poolt tembeldatakse kindlasti Venemaa strateegiliste narratiivide levitamiseks. Aga seda enam olen sulle tänulik, et sa andsid nõusoleku tulla vestelda.
Sest see ongi meie kohus, mitte alluda sellele survele, rääkida asjadest ausalt, praktiseerida kriitilist mõtlemist ja selle pinnalt sündinud mõtted ka kõlama panna. Nii et minu meelest see on väga tänuväärne, et sa nendest asjadest räägid oma kompetentsi ja autoriteedi pinnalt. Ja ma väga ootan juba järgmist vestlust sinuga, ma oleksin tänulik, kui me saaksime neid teha teatava regulaarsusega. Jah, aeg läheb väga kiiresti ja ma olen kindel, et mõne nädala pärast maailm on muutunud tunduvalt. Just. Kõik head, Varro. Aitäh sulle ka, Rein, jääme kuulmiseni, ilusat nädalavahetust sulle. Sulle ka, kõik head.